tere, armas! Mina oma tavapärases koduses olekus tulen sinuga jutustama ja justkui nagu ei olegi millestki rääkida, aga samas on. Hästi palju on jooksnud lähipäevadel minu peast läbi igasugused näitlikkused siis seoses sellega, mida meie usume inimestena, mida mina usun naisena ja mis on siis selle uskumise tagajärg. Et hästi oluline on ju märgata seda tegelikult, et miski sinu elus on midagi sellist, mis juhib sind, ja kui see ei ole nagu sind toetav, positiivne, siis sa tahaksid ju sellest vabaneda. Aga tegelikult sul ei olegi vaja mitte millestki vabaneda, vaid et sul on vaja märgata. Ja kui see märkamine saab teoks, siis tihti see uskumus või uskumine kaotab oma jõu, seal pole enam energiat, sest sa nägid selle ära ja sa saad edasi toimetada oma reaalsuses nii, et sa ei anna enam sinna jõudu. Ja see hakkabki maailma muutma, sinu maailma, mitte seda välist. Väline maailm hakkab muutuma vastavalt sellele, kuidas sina oled muutunud. Ja ma tean, et väga paljud tahaks just sellele vastu vaielda, et see ei ole nii, aga lihtsalt ütleks sulle siis, et proovi ära ja siis sa tead, siis sa saad aru, siis sa saad omad taipamised, sest et kui see teadlikkus sinu kehas ei ole maandunud, siis sa niikuinii ei võta seda infot vastu. Ja tihti inimesed võtavad selle info vastu alles siis, kui nad on saanud mingisuguse kogemuse või mingisuguse kogemise. Seega vaata korraks sellele peale, et kõige raskem koht, mis su elus on, ja kui sa ei ole sellega väga tugevalt emotsionaalselt seotud, ehk siis sa ei ole selles sees, vaid sa saad natuke kõrvalt vaadata seda situatsiooni, siis kõrvaltvaatajana on sul lihtsam esitada endale küsimusi, et mis on see, mis paneb mind ennast tegelikult käituma selliselt, kus ma loon enda ellu negatiivseid reaktsioone. Ja selline küsimus tahtis tulla. Ja mis on siis see uskumus, mida ma endas kannan, mis ei lase mul kogeda elu imelisust. Ja tihti on see nii suur takistus nagu edasiliikumisel, et sa tunnedki, et sa oled takerdunud elu keerdkäikudesse. Aga mis on siis need lood, mis põhiliselt inimesi panevad pidurit tõmbama, on see, et uskudes mingisugust lugu või uskudes ennast, et sa oled väike, ja väike siis selles mõttes, et sa tõstad nagu teised inimesed endast kõrgemale ja arvates, et nemad teavad rohkem, nemad oskavad rohkem, nad on julgemad või mis iganes selle kohta sa ise ütled, on ju. Ja seal, kui inimene usub, et ta on väike, siis osaliselt on seal nagu üks põhjus see, et ta on kaotanud selle taju enda olemusest. Aga teisalt on ta kellegi,
võib-olla, ma ütlen nii, et võib-olla, sest et neid nüansse on tegelikult päris palju, et ma ei saa sulle otse öelda seda, et mis on see konkreetne põhjus, sest et väga tihti ikkagi ju tuleb see lapsepõlvest. Sa oled salvestanud mingisuguse situatsiooni lapsena ja otsustanud ära, et see nii on. Ja sealt sa siis usud seda. Ja selle uskumuse pealt, et sa usud, et nii on, siis sa lähedki oma elus edasi täpselt selle usuga, et mingisugused asjad nii on ja sa isegi ei kahtle, et see võiks olla teisiti. Üks väga selliseid räigemaid, ma ütleks räigem, sest et see oli päris suur lugu, oli see, kus üks mees ei saanud oma elus mitte kuidagi mingisugustes kohtades liikuma ja tal oli oma emaga seoses nagu tekkis kas süütunne või siis valu või tal oli vaja nagu kogu aeg seda hoolt sinna panna või vastutada siis ema heaolu eest, siis seal taga oli tegelikult kogemus, kus väike poiss hakkas uskuma seda, et ta peab elama oma ema elu. Ja see on üks kõige hullemaid eraldusi siis nagu iseendast, sellepärast et see inimene ei tea ju enam sellel hetkel, kes tema on, sest ta on elanud terve elu kellegi teise elu ja see teekond on päris pikk võib-olla, kui pühenduda, siis kindlasti mitte, aga kui nagu tavareaalsusesse nagu ütlen oma igapäevaelus natukene tegeleda sellega, siis see üleminek päris endaks saamisse võib olla ikkagi pikk teekond, et see ei juhtu nagu üleöö, vaid et võib minna aasta, 2, 3, sõltub sellest, kui palju inimene teeb endaga tööd ja kui palju ta hakkab ära eraldama endast neid uskumusi ja ära eraldama seda osa, mis on tema ja mis ei ole tema. Paneb sügavalt hingama, sest et maises plaanis on see, crazy on, ma ütleks nii, keeruline juhtum, aga samas vaadates nagu hinge tasandilt, siis on nii suur õppimine, nii suur kogemus, nii suur kokkulepe, et sina tuled õpetama mulle ühendust minu endaga, on ju. Ehk siis ema ja lapse vaheline kokkulepe, nende hingede vaheline kokkulepe tähendab mitte ema ja lapse vaheline. Veel on olnud hästi palju selliseid asju, kus laps kogeb midagi ja siis ta otsustab ära, et millise näite ma võiks tuua veel. Laps otsustab ära, et ta ei ole armastatud, see on hästi paljudel naistel ja meestel ka aktuaalne, et laps otsustab ära, et ta ei ole armastatud. Ja see on lihtsalt see, et ta kogeb oma vanema, eelkõige ema tunnet, jälle emaga seotud, on ju. Ja siis on see koht, kus ta ei pane endasse enam seda armastust. Iseendast ei armasta ja hakkab väljaspoolt igalt poolt nagu otsima seda armastust, et kus on võimalik välja teenida armastust. Ja see on ka see koht, kus toimub nii suur nagu eraldumine sellest enda tõest või iseendast, et iseendast ma ei saa nagu tõeliselt tõena seda öelda, sest et me tegelikult oleme kogu aeg iseendaga koos ja iseendana, aga me paindume mingisuguste väliste mõjutuste järgi, nagu ma sulle enne juba ütlesin. Niisiis uskumused.
uskumused, kes sa ei ole, on ju. Ja uskumused, mida sa arvad, et sa oled. Ja rahaga on hästi palju uskumusi. Millegipärast üks kõige suuremaid uskumusi on see, et inimesed arvavad, et neil ei ole väge luua raha. Aga tegelikult, kui ma panen sinna võrdusmärgi vahele, siis on nagu sama lihtne, kui sa ketad peas oma igasuguseid negatiivseid mõtteid. Sama lihtne on tegelikult luua need positiivsed ja läbi selle positiivse luua siis seda küllust, rahalist küllust. Üks väga suur tähelepanek, mis ma üsna hiljuti nägin, no mis üsna hiljuti, kuskil 6 aega tagasi umbes, oli see, et enda armastamine ja rahaline küllus, et seal on nagu võrdusmärk vahel. Ja mida ma olen varasemalt kuulnud teisi jagavat, mis minuga ka resoneerus, oli see, et sinu energia võrdub rahaenergia. Ehk et kuna raha on energia, siis see on samaväärne kõikide teiste energiatega, aga meie oleme lihtsalt inimestena pannud sinna nii suure tähtsuse ja nii suure väärtuse taha, nagu teised energiad ei olekski nii tähtsad kui see raha, on ju. Et enda armastamine ei olegi nii tähtis kui see raha armastamine või kas või see, et sa jätad ennast armastusest ilma, siis see on samaväärne kui et sa jätad ennast rahast ilma. Ja seda armastusest ilma jätmist, see tähendab seda, et sa ei paku endale armastust, mitte nii, et sa ei iseenda armastamist, mitte et sa keeldud kellegi teise välise armastusest. Igasuguseid toredaid uskumusi. Et ma tegelikult olen teinud tajude koolis, ma tegin praktikat ka uskumustest vabastamist ja see uskumustest vabastamine tegelikult on kõige lihtsam alustada nii, et sa hakkad vaatama üle neid uskumusi, mis on nagu nähtaval sinu jaoks, et igapäevaelus, mis sa oled vanematelt ja vanavanematelt õppinud, et raha ei kasva puu otsas ja minul oli selline tore uskumus, et vanaema alati ütles, et kui sa ei söö taldrikut tühjaks, siis sinust saab saunanaine. Ja lapsena hullult mõtlesin, et midagi väga-väga paha on, aga ma tegelikult täna ka ei tea, mida see tähendab. Aga ilmselt see, kes siis küttis sauna teistele. Et mis iganes, igal juhul see tundus nii paha ja negatiivne olevat. Ja uskumused, kui sa paned koti põrandale, et siis käekoti põrandale, et siis raha voolab sealt välja ja ma ei tea, ütled midagi või komistad või siis on vaja kuskile koputada, et sool läheb laua peale, siis tuleb üle õla see maha visata või visata. Ja tean ühte uskumust veel, kus salvrätiga ei tohtinud lauda pühkida, et siis on tüli majas ja nii edasi. Et sina paned ju selle sinna energia sinna taha, et kas see on tõene sinu jaoks või ei ole. Ja kui sa hakkad nagu neid ümber vaatama, siis sa saad aru, et väga palju asju ei ole sinu jaoks tõesed. Ja kui sa näed ära, et aga seal ei ole energiat, et see ei ole tõene, siis sa saad järgmine kord teistmoodi käituda ja teistmoodi valida ja sa tead lihtsalt, et sellega on kõik hästi. Sest et tihti nende uskumuste taga on hirmud ja sa ei valigi teistmoodi käituda, teistmoodi otsustada, sellepärast et sa kardad, et juhtub midagi negatiivset sinuga. Ja see hirm on ju hirmu all olevad uskumused, et mis siis juhtub, on ju. See takistab tegelikult elada sul elu endana. Elada sul nagu
täisväärtuslikku elu, et sa päriselt saad ka nagu hingata, rõõmustada, olla vaba, sest et need uskumused panevad nii tugevad piirid sinu ümber, et vahest ongi nii, et sa elaksid nagu kastis, et sul on nagu kastis elu, aga nüüd, kui neid uskumusi hakata maha võtma, siis on need seinad järjest õhemad ja ühel hetkel need kukuvad täiesti kokku ja sa saad aru, et sa ei ela enam nagu kastis ja sinus on sellist hingamisruumi rohkem. Nii, aga uskumused siis. Uskumuste vältimiseks mulle öeldakse, et sa ei pea midagi tegema. Sul on vaja, ma kuulan kohe, mulle info praegu jookseb sisse, lihtsalt kui ma räägin, siis ma ei kuule täpselt seda. Mida öeldakse, et sul on vaja maha istuda ja rahuneda, ehk et kui mingisugune uskumus on nii tugevalt sind trigerdanud, siis tegelikult on kõigepealt vaja hingata ennast rahulikuks, peatuda, astuda korraks eemale sellest oravrattast, on ju, astuda sellest mingisugusest jooksvast situatsioonist eemale, lihtsalt peatuda, hingata. Sest kui see uskumus on käivitanud sinus midagi, siis fakt on see, et selles situatsioonis jooksvalt, kui sa oled veel hästi ärritunud või ärevuses või mis iganes, sa ei saa mitte midagi muuta, sul on vaja maha rahuneda, sul on vaja hingata ja näha nagu teise vaatenurga alt seda, sest et samas on ütlus isegi, et kui sa mingisuguses keskkonnas oled loonud mingisuguse asja või midagi on toimunud, mis vajab lahendamist, seal samas keskkonnas sa seda lahendada ei saa, sest et on vaja eemalduda, näha seda teist vaatenurka ja läbi selle teise vaatenurga siis lahendada. Ehk et sul on igal juhul vaja kõigepealt maha rahuneda, kui sa hingad ennast rahulikuks ja paned ennast kõrvaltvaatajaks. Üks hullult hea soovitus on see, et õpi kõrvaltvaatajana vaatama. Seda ma ei saa sulle füüsiliselt või visuaalselt mitte kuidagi näidata, et see lihtsalt toimub sinu sees, kus sa paned situatsiooni endast kõrvale, sa eraldad ära selle, näiteks kujutad ette selle situatsiooni, sa paned enda ette, kus sa näed ennast ja sa näed mingisugust, kui see on kellegi teise isikuga, et siis kedagi teist, on ju, ja siis sa vaatad, siis sa näed hästi ausalt. Sul on vaja hästi-hästi aus olla, sest muidu see ei ole tõene ja muidu sa ei saa tõest lahendit, on ju. Sest et me armastame endale väga palju valetada ja kui me ei ole ausad, üdini ausad, siis ei ole seal nagu meid toetavaid lahendusi. Igal juhul niisiis uskumused, kas mul on vaja siia ruumi veel midagi tuua? Öeldakse ainult, et elu on lühike, hakka elama. Elu on tegelikult elamist väärt, aga sa ei tea seda ja see ongi see koht, kus on nagu see kõverpeegel tekkinud, kuskil on midagi viltu läinud, et aru saada, kes sa tegelikult oled, mida sa tegelikult tahad, mida sa tegelikult näed, mida sa tegelikult tunned, kelle elu sa elad ja kellena sa tegelikult tahaksid olla, kas endana või siis kellegi teisena. Ja mul on tunne, et ma tõmban sellega selle video otsad kokku, varsti saab 20 minutit räägitud, et pea siis meeles, et nendele uskumustele ligi saada, siis hakka küsima avatud küsimusi, ära küsi kas, lihtsalt küsi, et mis on see, mis paneb mind uskuma või mis on see, mis paneb mind tegema nii või mis on see, mis paneb mind tahtma kogu aeg näiteks süüa magusat või mis iganes. Ühesõnaga, kui sul on mingisugune sundkäitumine, siis on sul seal taga midagi, et mida sa usud. Ja ma jõudsin selleni, selle uskumuste teemani tegelikult päris ammu juba, aga järjest rohkem ja rohkem ma olen saanud tulemusi sellega nii iseendal kui ka teistel, kus ma lihtsalt toon neid uskumusi nähtavale ja see tundub nagu nii lihtne. See tundub nagu nii lihtne, et peaaegu uskumatu, et see on nii lihtne, et sa tegelikult leiad oma elus
elus selliseid asju, mida sa usud ja see juhib sind nii totaalselt. Nii et mõnusat harjutamist, võta kindlasti endale märkmik ja pastakas juurde, et sa kirjutaksid kõik välja, et sa näeksid seda, et sa saaksid pärast üle lugeda, mitte sa ei keeruta endal peas seda nagu mingisugust mõttemulli. Aga tšau-tšau!